Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Vaba sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head raadiokuulajad! Vaba sõna stuudios on Evelin ja Anti Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed ja me vahendame teile kõige värskemat teavet Riigikogu istungisaalist, komisjonidest ja kuluaaridest. Ja täna räägime me koalitsioonileppest, Kaja Kallase eksirännakutest ja Kliimaministeeriumi petukampaaniast tuuleparkide läbisurumisel. Aga kõigepealt reklaamime ikkagi Kadrinas toimuvat rahvakohtumist järgmise nädala neljapäeval, 5. juunil kell 18:00 Kadrina rahvamajas, kus me räägime mõlemad koos kriitiliselt tuulikutest ja kaevandamisest ja eraldi just pöörame tähelepanu tuuletööstustele Kadrina vallas, aga räägime muidugi laiemalt, kuidas tuuletööstus on ülimalt kalli elektri tekitaja ja kui palju kahju ta tekitab kogukonnale, kui palju ta tekitab majanduslikku kahju, kui suur probleem on keskkonnaga ja ka tervisega. Tulge kuulama, head inimesed, ja küsimusi esitama. Tuulepargid on tohutu probleem üle pooles Eestis. Võiks öelda, et 3/4 Eestis. Nii et see puudutab meist väga paljusid piirkondi ja väga paljusid omavalitsusi. Aga esmalt koalitsioonileping, Evelin, see oli ju algusest peale meile arusaadav, et kõigepealt tehakse justkui uus valitsus, ehk siis sotsiaaldemokraadid said jalaga pehmesse kohta ja valitsusse jäeti siis 1 ja 2% toetusnumbrite vahel kõlkuv Eesti 200, mis on ise äärmiselt vildakas samm, sest tõesti nii madala toetusega ei tohiks keegi valitseda, vaid nad peaksid ise taanduma, sest see on poliitilise kultuuri loogikaga igati vastasseisus, et partei, kes valimiste ajaks küll kummalisel kombel viimasel nädalal viskas väga kõrgele oma toetuse, kukkus kuni tänase katastroofilise toetusnumbrini välja, ja muidugi valitsuse moodustamine oli juriidiliselt ebapädev, sellepärast et tegelikult oleks pidanud täiesti uue valitsuse moodustama, mitte siis vahetama partnereid, et see on nende vana trikk, et Kaja Kallas alustas ka selliste trikkidega, ehk siis mingit takistust põhiseadust korrektselt täita, et moodustada nullist peale uus valitsus. Ja tere ka minu poolt ja poliitilisest kultuurist Reformierakonna puhul ei tasu rääkidagi ja kuna sa tõid selle teema, et arutleme siis seda koalitsioonilepingut
meedia on sellest teinud nagu mingi sündmuse, et esiteks seda oodati mitu nädalat ja või lausa kuu aega ja kogu aeg lubati, et kohe tuleb see koalitsioonileping, et nagu mingit valget laeva või oodates Godot, lõpuks see siis saabus ja ma ei tea, vaevalt, et see nüüd midagi paremaks teeb, seda enam, et me näeme, et Reformierakonna puhul ju ei tasu lugeda või uskuda mitte midagi sellist, mis seal kirja on pandud või mida nad ütlevad, sest nad ei pea ju sõna. Ei pea sõna ja tuletame meelde, lugege mu huultelt, maksud ei tõuse uues süsteemis või tulekul on 26 uut maksutõus. Suvel on üks rängemaid, 1. juulist tõuseb käibemaks 2% üles, mis tähendab, et see viskab kõikidesse hindadesse väga järsu hüppe üles ja Eesti on jälle kindla peale Euroopa hinnatõusu liider, et inimestel liigi keeruline ja peksavad edasi. Ja kui lugeda seda koalitsioonilepingut, see on nagu mingi ilukõne, iga lause algab, et parandame, suurendame, tagame, lisame, vajame ja jälle suurendame, tagame ja lisame ja arendame, aga kus selleks raha tuleb, see ei selgu siit. No eks me pidime kogu aeg vaatlema, mida nad ette võtavad, sest see mitu kuud, mida nad rääkisid, et pärast seda, kui sotsid kinga said, et me hakkame alles tegema koalitsioonilepingud. Ikka mitte nii, et 2 kuu jooksul, et selle ülesanne oligi hoida meedia tähelepanu üleval, et meie nüüd midagi teeme, aga mida nad siis tegelikult tegid, seda ei ole keeruline läbi näha, et tekst on pikk ja jätab mulje, nagu oleks hirmsasti tööd tehtud. Seda on ligi 70 lehekülge, aga see on väga lihtne, kuidas teha pikka teksti. Nad võtavad ministeeriumite arengukavad, mis on iseenesest ikkagi sellised läbi töötatud tekstid, tõstavad need koalitsioonilepingutesse lehekülgede kaupa, kaitse, julgeolek, elanikkonna kaitse, energeetika, haridus ja nii edasi. Eks seal on tohutu hulk sellist jooksvat tegevust, mida ministeeriumid niikuinii teevad. Aga meie oleme selle hoolega läbi lugenud ja seal on muidugi klassikaline Reformierakonna trikitamine igal pool sees. Ja seal pole kirjas ka, mis midagi maksma läheb. Kõige kulukam on ju see nii-öelda maksuküüru kaotamine, kus kõikidele inimestele lubatakse 700 eurost maksuvaba miinimumi ja see tähendab seda, et riigile läheb see maksma ligi 500 miljardit ja sinna juurde veel, kui vaadata, et kuhu see raha läheb või et kes sellest kasu saab. Michal räägib küll, et et nüüd me maksukoormust langetame, aga võidavad eelkõige need inimesed, kes teenivad ligi 5000 eurot, et 1500 eurot teeniv inimene saab aastas juurde ainult 12 eurot, aga inimene, kes teenib 5000 eurot, saab aastas juurde uue selle maksuküüru ärakaotamisega 554 eurot. Ehk näha on, et kuidas need maksud või jagunevad, et võetakse vaesematelt ära ja antakse rikkamatele. Ma küsin, kus nad elavad, sellepärast, et päris pingeliseks on läinud just madalama palgalistel üldine toimetulek, see hinnatõusud igas eluvaldkonnas, on need aktsiisid, on need käibemaksud, on need tulumaksud, panevad väga suure pinge peale, et inimesed käivad palju vähem meelt lahutamas, nad käivad isegi kohvikutes nii palju, see on isegi nii-öelda selle arvelt saab inimene loobuda, aga tegelikult tõmbab see kõik majanduskasvu maha, et inimestel ei ole raha, ei ole isegi toitlustusasutustel enam kliente, turism tõmbub kokku, kõik tõmbub kokku, et peaasi, et inimesel on eesmärk lihtsalt toime tulla, aga varsti ei suuda elektriarvetki enam ära maksta. Ja kõige kurvem on seejuures, et rikaste ja vaeste vahe järjest suureneb, et nüüd tulid ka värsked Statistikaameti andmed, et keskmine palk on meil küll tõusnud 111 euro peale, aga mediaanpalk
on ikkagi väga väike, vaadates, millised on meie maksud ja kulud ja kuidas hinnad on tõusnud ja mediaanpalk jäi sinna 1000 euro kanti ja ma tuletan inimestele meelde, et mediaanpalk on statistiline näitaja, et mis jagab töötajad kahte võrdsesse gruppi, et pooled töötajad teenivad sellest summast vähem ja pooled rohkem, aga kui mediaanpalk on seal 1000 eurot, see näitab, et kui palju inimesi tegelikult saavad väikest palka ja peavad toime tulema. Palun korda üle, kui paljud? Mediaanpalgal, et pooled saavad ja aga kui suur see number oli, kas sul oli? 1000 eurot, natuke 1000 euro peale no saavad kätte. See on päris karm, sellepärast, et nagu ma märkisin, et paljudel on lihtsalt nii kitsas käes, et arvete maksmine on suur probleem. Pangad teavitavad, et inimestel on väga suuri makseraskusi. Kust veel seda infot laekub, on muidugi igasugustest kohtutäituritelt, et asjad lähevad ühe hullemaks. Vaata korterite hindu, et inimesed ei jõua neid üldse osta enam, et noortel on eriti keeruline olukord. Ja korraks hüppan energeetika juurde, Evelin, et ega siis seal ju midagi tagasi pole tõmmatud. Pigem läheb hullemaks. Lihtsustatakse menetlusi, mis tähendab, et lennatakse igale poole peale ja pressitakse jõuga tuugenid omavalitsustele kraesse. Ma täpsustan veel numbreid. Keskmine palk oli esimeses kvartalis 2011 eurot ja mediaanpalk oli siis 1649 eurot, et oleks kõik täpne. Ja, aga energeetika teemal läheme siis selle rohekorruptsiooni juurde. Sealt kusagile ei ole kadunud meretuuleparkide subsiidiumid, ehk siis odatakse õiget hetke ja ilmselt ka õigeid firmasid, kellele see kantida. Gigantsed subsiidiumid, mitu miljardit. Ilmselt eelmistega ei läinud päris õnneks, et välisfirmad ei olnud nõus ilmselt altkäemaksu maksma ja pärast parteid toetama, nii et Liivi lahe asjale tõmmati praegu korraks pidur peale Liivi lahe tuulepargile, aga see läheb kindlasti edasi. Siis mis nad veel ütlesid taastuvenergeetika teemal, et kuna COVID ju keelduvad tuuleparkides, siis seal oli kirjas, et soodustatakse riigi maadel taastuvenergiat. Nad püüavad omavalitsustest mööda minna. Juba eelmine aasta lõpp ju kuulutati välja riigi maade hoonestus õiguste oksjonid, mis lõppes siis selle aasta märtsis ja nüüd tulevad ju Riigikokku ka seadused. Üks küll pandi natukene pausile, et kiirendada planeerimisi just riigimaadel. Ehk siis vaatamata sellele, et tuulearendajad on öelnud, et nemad ei vaja subsiidiumeid, et nemad on võimelised neid tuuleparke rajama oma kuludega, ja ei jäta riiki jonni, kuigi Eesti riigi võlakoormus on viimaste aastate jooksul kahekordistunud, aga nad ei jäta jonni, ikka meil on vaja neid tuulikuparke toetada. Subsiidiumi majanduse grimassid, et lõpuks käib üks raha ringmajandus ja maksude ringmajandus, keerutatakse ja ikkagi on meil kõige kallimaid energiahindu kogu Põhjalas, mis on väga halb uudis, meie konkurentsivõimet langetab ja majandusest seal oli muidu juttu küll, aga nende heietustega ei ole midagi peale hakata, kui tegelikult on Eesti konkurentsivõime järsult kukkunud, Läti, Leedu lähevad tootlikkuses Eestist ette. Ja veel üks hull asi, kõige hullem estofoobne, tõesti Eesti vaenulik asi, üks hullemaid ja pikaajalise mõjuga asju on immigratsioonile väravate täielik avamine. Et see on sigaduste sigadus. Tallinn on niigi venestunud, Tallinn on niigi arabiseerinud, ikka veel sisse 6-kordistada kõik need vootidest sõidetakse üle, kus vootidest on siiamaani eranditega üle sõidetud, aga pilt on ikka väga halb. See on jah täiesti arusaamatu, et millest see surve või millest see tung nüüd neid võõrtööjõudu nii palju sisse võtta ja nii palju teha soodustusi, see on täiesti arusaamatu, kui vaadates, kui kõrge meie töötute arv praegust. Aga see on just nende alatumate ettevõtjate
survele allumine ja nemad on alati nende tööriistad, ega siis Reformierakond pole mingi iseseisev nähtus, et kõik need, kui sind juhib peaminister, kelle peamine saavutus oli ämmakapist raha leidmine tohututes summades, vähemalt 60–100 parteilast tassisid kilekottidega raha, muide 13 aastat on sellest ämmakapi afäärist, mida sealt oodata, korruptsiooni A, korruptsiooni B, korruptsiooni C, et ma imestan, et institutsioonid kokku ei varise. Ja see, mõtlen Kristen Michali puhul, et ta räägib, milline suur ja lahke on Reformierakond, et nüüd nad kaotasid ära tulumaksu esimesest eurost. No täname. Siis nad tulid ja rääkisid, aga nüüd me teeme peredele automaksu leevenduse, et laste pealt saate 100 eurot soodustust, just alaealiste laste pealt. Et jälle täname, aga kes need maksud kehtestas, kes hakkas siin ka pensionääre maksustama esimesest eurost ja ettevõtteid maksustama esimesest eurost? Ühtegi soovitust ei kuulnud, et teeme lasterikastele peredele erandi. Irvitati näkku. Ehk siis see on pseudotamine enne kohalikke valimisi. Jah, konkurentsivõime kukub ja see on kõige hullem, see tuleneb loomulikult rohepöördest, see tuleneb tohututest maksutõusudest, sisendihindade tõusudest, kõik energialiigid lähevad kallimaks, kütused lähevad kallimaks, aktsiisid tõusevad. Mis veel selline märksõna on, kui nüüd vaadata Reformierakonna valitsuse toimimist, et see on selline ebastabiilsus, et kõigepealt võetakse mingi seadus vastu, võtame kas või see automaksuseadus, enne kui see nüüd siis on lõplikult läbinud ka seda põhiseaduse kontrolli. See toodi ju Riigikokku tagasi ja öeldi, et siin on vastuolu põhiseadusega. Juba siis hakatakse neid soodustusi selle maksu peal tegema. Võtame kas või kestlikkuse aruanne. 6 kuud tagasi öeldi, et oi, seda on väga vaja. Nüüd tuleb juba ringiga tagasi, pikendame. Võtame kas või kliimaseadus, toodi see suure hurraaga Riigikokku, läks natukene aega mööda, ta vist ei jõudnudki Riigikokku. Et juba öeldi, et ikka ei ole seda kliimaseadust, et saadeti tagasi. Aga mis toodi Riigikokku peaaegu, oli see meretuuleparkide subsiidium. See oli ligi paari nädala kaugusel, et kõik oleks vastu võetud. Ja siis jälle, et selline, ma ei saa aru, et selline hirmus loksutamine käib ühest paadis. Aga see on korruptiivne loksutamine sellepärast, et kui ma rääkisin meretuuleparkidest, et Refi puhul peab alati arvestama, et neil on mingi vaikiv kokkuleppe, silmapilgutus või päris kokkuleppe, et kui te saate siin miljardiliste subsiidiumitega tuulepargi, siis me tahame sellest teeneid saada, me tahame kaua võimul püsida, te peate meile annetama ja nad annetavadki. See on lihtsalt nende ajalugu, kuidas Ken Palling ja teised kõik korraldasid Boldi asju Riigikogus, korraldasid ja ostsid neile seadusi ja see on lihtsalt alati nii olnud nende puhul. Ja jääbki mulje, et nagu oleks kliente aegalt alt ära hüpanud, et ootamatult toimub selline radikaalne kannapööre. Ja riigikaitse osas oli mõistlikke asju, isegi see, mida mina olen kogu aeg rääkinud, nagu näiteks, et riigikaitse õpetuse tundidesse, droonid, õpetus, kõikidele droonikomplektid, väga hea. See on lihtsalt maha kirjutatud Kaitseministeeriumi arengukavadest, siis, et naiskodukaitsele rohkem võimalusi. Aga miks ainult naiskodukaitsele? Terve Kaitseliit vajab hoopis teist lähenemist, hoopis teist hingamist, nii naistele, nii meestele, nii noortele. Te olete kogu aeg näljutanud Kaitseliitu. Ja mida võin sinna lisada, et muidu nagu mitmed mõistlikud asjad, aga need on vanast ajast kõik tulnud. Meie hakkasime läbi suruma EKRE valitsuse ajal keskmaa õhutõrjet. Et ikka ootame, millal see kõik tuleb. Ikka ootame ja uusi võimeid, nagu kui keskmaa õhutõrje tuleb, siis see on uus võime. Me oleme seda 5-6 aastat ootanud, siis kui me hakkasime 12-19 seda läbi suruma. Kui ei oleks sellele vastu punnitud, muide Isamaa oli peamine vastupunnija EKRE valitsuses. Teised jorutasid niisama, aga keskmaa õhutõrje on nii kriitiline võime, et see oleks pidanud meil ammu kohal olema ja ka Herem tõrkus ja halvustas seda keskmaa õhutõrje tegemist ja ütles, ei, meil on ikka seda kerge jalaväge vaja ja mõnda tankitõrjerakette juurde vaja. Aga teate, kui õhk on katmata, siis ei ole sul lõpuks siin maa peal mitte midagi.
midagi teha, et nii hull see lugu oligi. Aga mis on probleem kaitse teemas, on ikka tähendab toetused kaitsesektorile. Mitte, et loomult kõik oleks halb, vastupidi, et kaitsesektor tulebki üles ehitada, aga halb pilt on selles, et kaitsejõududest on hüpanud ja kaitseministeeriumi tippudest on hüpanud tegelased kaitsesektorisse ja noolivad neid samu rahasid kümnete miljonite ulatuses, ehk see on tegelikult korruptsioon. Nii ei ole, et hüppan kogu oma teadmistega, oma sidemete, kontaktidega hopsti mingisugusesse kaitsetööstusettevõttesse, selle nõukogusse ja juba noolin riigi rahasid. Nii ei tehta. See on korruptsioon. Ei, nad on teinudki nii, et seadusandlikul tasandil on nad kõik ettevalmistused teinud, ühesõnaga pannud rahapakid veerema katuselt ja siis hüpanud nii-öelda räästa alla ja pannud selle rahapakkide korjamiseks ämbride alla. Aga ikkagi, kuidas siis kogu need lubadused kaetakse, ma ei tea, kas see 24% tulu ja käibemaksu, mida nüüd siis alaliselt kinnitatakse, varem oli see nagu ajutine maks, aga nüüd on see siis tulnud, et jääda, ja siis ka automaksed, nende maksudega kaetakse meil siis riigikaitse, maksuküür ja veel kõik teised ilusad lubadused. No Eestis saab Euroopa kaudsete maksude tšempion ja asi on selles, et võiksid elementaarsed asjad nagu toit ja küte ja kõik need lähevad meil jälle kallimaks, et me tegelikult võib ju loobuda meelelahutusest mõnevõrra ja mingisugustest toredatest asjadest, aga toit ja toasoe ja kõik need on suur probleem. Nii et Valge Kampsuni valitsemise all, no Evelin, hoidke piiperprillid. Jah, hoidke piiperprillid. Ja me peamegi selle peale ühe mõttepausi ja tuleme mõne minuti pärast stuudiosse tagasi. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme stuudios tagasi ja läheme meie kuulsa Kaja Kallase juurde, Euroopa Liidu siis kõrge välisesindaja juurde ja räägime tema toimetamistest Euroopa Liidus, et tuletan nii palju meelde, et tal on päris kehvasti läinud kõrge välisesindajana, mis tegelikult on mõjukas koht, aga ta mängis õigupoolest juba esimestel nädalatel väga palju maha. Näiteks Euroopa Liidu asi on ju suhelda USA-ga, oma tähtsama partneriga, enamuse või Euroopa Liidu liikmesriigid kuuluvad NATO-sse, NATO riigiga suhteid hoida, kõige suuremaid kaubanduspartnereid ja mida tegi Kaja Kallas, ta lihtsalt äigas USA-le väga räigelt pihta ja teatas, et vaba maailm otsib uut liidrit, Trump on lihtsalt täielik katastroof. Ja mis tulemus oli, Marco Rubio, USA välisminister, lihtsalt ei võtnud teda enam vastu. Teda ei võeta ilmselt kui enam nagu üldse tõsiselt seal ja proovitakse teda igal võimalusel vältida, et ta mängis nagu kõige tähtsama liini Euroopa Liidus ja USA suhetes kohe maha, siis ta läks tülli Saksamaa, Hispaania ja veel mitme riigiga, kelle diplomaate ta hakkas sealt kõrvapidi sikutama. Ehk siis, et tegelikult on see selline tundlik koht, kus peab olema tark, eks ole, oskama olla väljapoole diplomaat ja sissepoole diplomaat, et Euroopa Liidu raames neid huvisid tasakaalustada, suurriikide, väikteriikide huve ja kõike. Ta ei oska, ta on nagu elevant portselani poes, et ta on nii palju juba ära lõhkunud sellest õrnast süsteemist ja muidugi ta on ka täielik amatöör oma teadmiste hulgast, et nii ta siis näiteks nähvas USA-le, et meie kaitseme Gröönimaa iseseisvust ja terviklikkust ja kuidas ta julgeb, et ta ei tea isegi seda, et Gröönimaa ei ole iseseisev riik, ta on nii-öelda Taani kuningriigi osa, et selliseid lapsusi tuleb sealt
järjest. Aga Evelin, üks põhjus, miks me üldse Kallase teema üles võtsime, oli see, et Saksa sõltumatu Europarlamendi liige Martin Sonnenborn, kes on nagu päris kõva satiirik oma taustalt ja selline huvitav tegelane, läks Europarlamendis pulti ja ütles, et Kaja Kallas, et teate, ma lugesin teie eluloo raamatut MEP ja sain palju naerda ja sealt tuli igasuguseid imeasju välja, kuidas Kaja Kallas korraldas mingile Janusele joomatuuridel olevale Eesti diplomaadile napse ja mis siis kõik juhtus. Evelin, sina lugesid raamatut, on sul mõni tsitaat ka? Jaa, tõesti, ega siis varem ei osanud sellist raamatut võttagi ette, aga kuna Europarlamendi saadik tegi reklaami ja jäigi mulje, et et ju nad liialdavad, ega siis ei saa ju kõike uskuda, aga tõesti Kaja Kallas on kirjutanud endast eluloo raamatu pealkirjaga MEP 4 aastat Europarlamendis ja siin on väga toredad lood ja tõesti, ma ei tea, kes see sihtrühm on, nähtavasti noored neiud, kes on ootamatult sattunud parlamenti, võtame kas või Hanna Lahe, et ta ise ka imestab, kuidas ta on nagu sattunud sinna valitute hulka ja kogu see lugu ongi täis imestust, aga eelnevalt ma veel toon ühe väljaande, enne kui ma raamatu juurde jõuan, et Frankfurter Allgemeine on ka ju kirjutanud, kuidas Kaja Kallas on isolatsioonis komisjonides, tema ettepanekud naerdakse välja või blokeeritakse, aga sellest on kõik muidugi väga kahju. Teine huvitav teema, et kui ma selle raamatu ette võtsin, ma esmalt ka mõtlesin, et ma keskendun siis nende alkoholi tarbimise peale, millele viitas ka see sõltumatu Europarlament saadik, jäi mulle silma Õhtulehe artikkel, kus siis räägitakse sellest, et Kaja Kallas on justkui moeohver, et ta on pidanud siis oma riietust muutma oma töö tõttu. Kuule, enne kui sa tsiteerid, siis uutes uudistes, kus te muidugi saate ka seda käesolevat saadet alati järel kuulata, oli ju ka sinu nii-öelda kommentaar, et kuidas Kaja Kallas oskab ohvrit mängida, et mina mäletan seda väga hästi Riigikogu saalist, et näiteks kui EKRE liikmed küsisid täiesti mõistliku häälega küsimusi, siis ta kaamerate jaoks ütles kogu aeg, tal oli üks ja sama stiil, ärge karjuge, eks ole, et luua kuvandit sellest, et siin on mingid väga jõkrad tüübid, kes vaest naisterahvast kiusavad. Ma tean kümneid juhtumeid, kus ta on sellist asja teinud. Igaüks võib Riigikogu stenogrammist seda vaadata, et ta lihtsalt valetab, teeskleb ja võltsib ka nii lihtsaid asju, mida kõik näevad. Ja kusjuures meedia ongi kujutlenud teda kui ohvrit, et mõnes mõttes on see nagu vastuoluline, et ühest küljest on ta justkui sõjaprintsess, aga teisest küljest ju esitatakse teda kui ohvrit. Küll on ta olnud kriiside ohver, et tema ei saa valitseda, kuna kogu aeg on mingid kriisid. Siis ta oli kurjade Võru inimeste ohver, kuna need olid teda väga pahaselt vastu võtnud, siis ta oli meespoliitikute ohver. Ja kes muudkui solvasid. Ja ta oli EKRE kriitika ohver ja lõpuks EKRE jõhkruse ohver muidugi. See oli tal kõige tähtsam kuvand, et kurjad ekrelased, natsionalistid, Vene vastased olid meid kunagi, russofoobid. Ja lõpuks siis, kui see Stark Logisticsi skandaal puhkes, oli ta oma mehe ohver, õrn naine, kes oli kaasatud mehe afääridesse. Aga ma tuletan meelde, lihtsalt peab meelde tuletama, et siis nende idavedude skandaali ajal ta istus ise seal kohal, käis oma mehe firmas ja seina peal oli näidatud Sankt Petersburg, kuhu need autod vurasid. Ta teadis kõike, ta andis laenu 100 000, ta teadis kõike, ta valetab kõigile jõhkralt näkku ja ikka poputatakse ja tema on ohver, eks ole. Euroopa kõrgeks välisesindajaks, aga muide seda ma ka täheldasin, et
et ka Eesti ajakirjandus raporteeris, et kui teil oli idavedude skandaal, siis välismaal seda eriti ei kajastatud, sest omasid ei puututa. Samal ajal kui poliitiku näiteks korraldas Eestis valimisi nii-öelda, mõtles välja Prigožini skandaali, sealt põrgatati palli ja siis oli, Eesti valimisi oli vaja mõjutada, aga kui on siuke jõhker asi, idavedude skandaal, täielik kahepalgelisus peaministri poolt, siis vaikiti see praktiliselt maha suurtes väljaannetes. Ja nüüd ma jõuangi selle juurde, et Kaja Kallas on ka moeohver. Ma võtan siit raamatust mõned lõikud, kui teil tekib küsimus, miks Kaja Kallasel on ühte või teist värvi kleit, siis te saate siit teada. Kaja Kallas kirjutab, esimene kord, kui asjad keemilisse puhastusse viisin, sain oma lemmikkleidi tagasi täiesti rikutult. Värvid laiali, plisseer väljas, mul tuli nutt kurku, kuigi kleit oli juba vana. Nüüd viin armsad kleidid Tallinna keemilisse. Olen oma riideid Eestis viinud puhastusse üle 10 aasta ja mitte kordagi ei ole mul midagi ära rikutud. Otsustasin, et annan neile siiski ühe võimaluse veel, kuid kõigi lemmikriietega ei riski. Nüüd sain tagasi kleidi, millel enne ei olnud plisseeri, pressitult viikidega. Kaunistuspaelalt olid kadunud kõik pärlid ja ometi jalutades täna selle kleidiga parlamendis tuli minu juurde mingi roheliste saadik. Küsima, et kas olen selle kleidi ostnud Milanost või Pariisist. Võt nii, ehk siis kui kleit tundub imelik, ju on läinud alt keemilise puhastusega. Aga veel, seal ma ütlen, me jätame teile midagi saladuseks, sest mõned asjad olid minu jaoks natukene liiga allapoole vööd. Mis ma kütan teie põnevust siin üles, et teen reklaami, aga lugege tõesti oma silmaga, et minu meelest, ma ütlen ausalt, Evelin, minu meelest üks Europarlamendi saadik ei peaks oma biograafias kirjutama, kuidas ta baaris joomas käib hommikul ja Eesti diplomaadile Cuba Libret ostab ja siis kõik on täis. Ikkagi ma loen veel ühe lõigu, kuigi see raamat on tõesti üle 400 lehekülje paks, siis on Kaja Kallas kirjeldanud, kuidas tema siis meestega tantsis. Et tuli välja, et mehed tantsisid super hästi, kuna mul oli selline plisseeriga kleit, mis keerutades käis lahti ja kokku, siis mehed muidugi tahtsid mind pidevalt keerutada ja mul ei olnud ka selle vastu midagi. Mul oli üks austaja, kes tahtis minuga pidevalt tantsida, aga see ei oleks olnud sobilik. Nii et sellised, ja muidugi seal oli ikka veel natukene frivoolsemad kohad, aga ma jätan jälle selle lugeja avastamiseks. Et raamat on korralikult alla hinnatud, vist 4 euro peale ja on tõsine nagu odav toode. Ma loen veel viimase lõigu, et natukene paremini ka meie endist peaministrit mõista, kui ta tundub natukene kurvameelne, ja et mis toimub tema peas. Ta jälle üks lõik siin. Olen vahel mõelnud, et kas inimesed, kellele kogu aeg öeldakse, et nad on ilusad, hakkavadki ennast läbi ilu defineerima, et sa oled ilus tüdruk või kõige ilusam tüdruk, aga mis siis saab, kui peeglike seina peal ühel päeval ütleb, et 7 maa ja mere taga on keegi, kes on veel ilusam ja mis siis saab, kui oled end läbi ilu defineerinud ja ühel päeval ilu enam ei ole. Sest see kõik oli kõigest, kes sa siis oled. Kas see ei või tuua kaasa depressiooni? Jah, Kaja Kallas, see võib küll tuua kaasa depressiooni, nii et palun... Kui sa ei ole maailma kõige ilusam printsess... palun ära räägi oma peegliga. Las see olla peegel seal nurgas. Ja elu on palju ilusam. Evelin, ausalt, see oli piinlik tekst, et muidugi poliitikud võivad raamatuid teha ja rääkida oma poliitilisest tegevusest ja ka lapsepõlvest, aga need armuseiklused pidevalt ja minu arust see on nagu lihtsalt puhas
kroonikale sobiv tekst ja tundub, et seda on seal päris palju. Ja väga nagu lapsiku mulje jätab, et mul on tegelikult raske mitte nõustuda selle Martin Sonnenborniga, kes oli üliirooniline, et kuulge, te ei tea välispoliitikast mitte midagi, et teil on, et see teie lapsik raamat iseloomustabki teie tausta. Jah, et minu jaoks oli ka pettumus seda enam, et kui sa mõtled, et inimene võib-olla ei suuda ennast hästi väljendada või on närvis pingelistes situatsioonides, et ta ei näe nagu parim välja, kui ta võiks olla, aga mõtted, et sinu rahulikult oldud mõtted on nii lapsemeelsed ja nii tühjad ja et kuidas sa pead nii tühiseid asju nagu oluliseks. Mina kujutasin ette, et kui inimene kirjutab ikkagi oma sellest karjäärist Europarlamendis, et siin on mingid filosofeerivad kõned, kuidas tema on seal mingi asja eest võidelnud, soovitused, mingid kogemused, aga jälle, ma ikkagi pean palun, me lihtsalt 400 lehte inimesed ei jõua ise lugeda, et mõned maiuspalad, palun. Et vähe sellest, et on meestele tähelepanu pööranud, on Kaja Kallas ka naised oma huviorbiiti võtnud. Nii loen ühe tsitaadi jälle. Naised. Eesti naised on väga ilusad. Saad sellest paremini aru, kui oled eemal. Tuled Eestisse ja kipud igale naisele järele vaatama, sest tõesti on väga palju ilusaid naisi. Nii et Kaja Kallas võib teile järele vaadata, kui te olete ilus, nii et ärge laske ennast sellest häirida ja võtke seda teadmiseks, et ta on just äsja jälle Eestisse tulnud. Nii ta on ja eks me kunagi jälle räägime Kallase teemadel, sellepärast, et selle kohta ju ütleb Parkinsoni seadus, et iga inimene jõuab kunagi oma ebakompetentsuse tasemele ja mina väidan seda, et isegi parlamendis oli ta sedavõrd nõrk, et sinna ta ei oleks sobinud, rääkimata järgmistest astmetest nagu peaminister ja nüüd veel Euroopa Liidu kõrgem välisesindaja. Ta on 3 poliitilist astet hüppanud oma võimetest kõrgemale. Paraku, nii kurb kui see ka ei ole. No ma mõtlen isegi, et vallavolikogusse ka ei oleks sobinud, päriselt. Jah, Evelin, suur tänu selle raamatu tsiteerimise eest, aga meil on üks teema veel valgustamata ja seda teeme kohe pärast pausi. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Head kuulajad, oleme jälle stuudios, tuletan meelde, et stuudios on Evelin ja Anti Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed ja me läheme viimase teema juurde, nimelt Kliimaministeerium tuli välja ühe väga kalli kampaaniaga, heast peast, hakkas ta mööda Eestit laiali vedama treilereid, kus on väga naljakas tekst, millest esmapilgul midagi aru ei saa. Ja meie avastasime selle Vinni vallas kohe selle koha peal, kus tee keerab Pajustist Vinni poole ja mis kõige tipuks selgus, et neil ei ole isegi luba selle reklaami paigaldamiseks, et kuidas siis see lugu lahti hargnes? Tegelikult võibki öelda, et esmalt nad tahtsid vallamaa peale panna seda reklaami. Reklaami sisu oli see, et linnud lasevad traktori ikkagi täis, vaatamata sellele, et asud seal Salme tuulikupargi lähedusest leiti siis üks põllumees, kes ütles, et tuulepargid ei ole mind seganud, et linnud lasevad traktori ikka täis. Ühesõnaga, mis on selle loogika, on ju see, et tuulepargid on täiesti ükskõik, et sulle 300-meetrine torn maja juurde lükatakse ja neid lausa 30 kaupa, siis ühesõnaga, ärge muretsege, see ei sega mitte kedagi, et see on nii võlts, kui võlts saab olla. Ja selle summa oli kas 47 000 eurot, mida nad kulutasid. Ja see kampaaniale läks 47 000 eurot ja meie vald ei kooskõlastanud, Vinni vald ei kooskõlastanud ega lubanud oma maa peale panna. Mida siis tegi Kliimaministeerium? Ta läks ja leppis kokku eraisikuga, viis selle treileri
eraisiku maa peale, ma ei tea, kui palju ta sellele eraisikule maksis, aga meie heakorra eeskiri näeb ette, et sa pead need reklaamid kooskõlastama. Muidu võib juhtuda nii, et mõni alkoholimüüja või e-sigareti müüja tassib oma treileri koolimaja ette. Et need peaksid olema, keegi peaks neid reklaame üle vaatama ja selleks ongi vald, see kohalik omavalitsus, mis vastutab sellel territooriumil, kus tema halduspiirid on, vastutab sellest, mis seal toimub, aga täiesti nagu ma ei tea, mul ei ole sõnu nagu huligaanid, et hei, meid ei huvita, te ei andnud kooskõlastust, ikka viime selle treileri sinna kohale. No riigivõim rikub seadust väga ülbelt ja nii ei tehta tegelikult, et see minu meelest on täiesti mõistatuslik. Linnivald peab selle lihtsalt ära viima ja teisaldama, mulle tundub. Ma ei tea, ma arvan, et maaomanikule tuleb trahv teha. Maaomanik on vastutav selle eest, mis tema maa peal toimub, kui tema maa peal on kooskõlastamata reklaam, siis maaomanik vastutab. Sest praegu on nii, et siis võib igaüks oma reklaami välja panna kooskõlastamata, sest kui riik näitab eeskuju, et seadus ei kehti, siis ei kehti kellelegi. Ja siis sa võid ka igasugust asju reklaamida. Näiteks Rakvere linn võttis meil sinimustvalge lipuga valimisreklaami maha, et siis kõlbas küll, siis ma pidin kohtus käima ja jäin oma reklaamist ilma, midagi ei olnud teha, aga nüüd kui riik tahab mingit sõgedust kaela määrida ja vallavanema argument oli see, et praegu on vallas ju niigi pingeline, et see on nagu täiesti nagu, et tüli õhutav, mis ta siis ütleski. Vallavalitsus ütles, et täna pole selleks õige aeg ja Vinnivald pole õige koht. Seda enam, et kus see reklaam pandud on, see ei puuduta. Tähendab, neid inimesi see tuulepark ei puuduta. Nendest jääb see 15-20 kilomeetrit eemale, aga millega veel võrreldakse, et tuulepark kodu kõrval pole midagi muutnud, aga Salmel on need tuulepargid 3 korda väiksemad või rohkemgi, et see, kui sul seal alla 100 meetri kõrgune ventilaator vuriseb kuskil, ei ole võrreldav, kui sul on seal kõrval 300-meetriline 85 meetriste labadega monstrum, Tallinna teletorn, kulla inimesed, kui Tallinna teletorn, et topitakse looduskauniste maastikku ja olla vait selle peale. Ja see ju teeb kohutavat müra, et nagu oleks lennuk õhus ja see müra tekib nii, et mida suurem on see tuul, seda tugevamalt see ajab seda ringi, seda suurem on ka takistus. Et takistus selle labade ja tuule vahel teeb seda hundavat häält, nagu takistus, õhutakistus, lennuki labade ja tuule vahel teeb seda hundavat häält. Ja kui isegi lõhkamised mõnes kaevanduses pannakse ööseks seisma või tehakse päeval lõuna ajal, siis need hundavad ööpäev läbi. Nädalavahetused ka. Kogu aeg, iga ilmaga, et see on juba ise meeletu mürareostus, visuaalne reostus, kinnisvarahindade langus, looduse lagastamine, 1800 tonni muide uputatakse ühe tuuliku aluse tegemiseks tsementi, et täiesti kohutav olukord. Ja neid kärusid veetakse ju üle Eesti laiali praegu igale poole. Jah, neid veetakse nähtavasti, ma ei tea, kui kaua see kampaania neil kestab, aga mõelda, panna hakkama ligi 50 000 selle asemel, et andke see raha niisama valdadele. Veel üks tähelepanek tuli mulle meelde, et koalitsioonilepingus oli üks asi, mille üle teatud seltskond on väga õnnelik. Nad lubasid raha anda erameediale jälle, pumbata raha, et nad oleks ustavad, suudleks nende kätt, laulaks nende laulu, siis võib ju teada, et siis nad võitlevad hambad ristis tuuleparkide ees, sest miljonite kaupa topitakse valitsuse poolt raha nendele hammaste vahele. Aga juba tuleb kõik, kes on taastuvenergia vastased, on putinistid. Ja tohutu propagandalaviin, et head inimesed, jääge ometigi püsti. Aga minul on see küsimus, et kui meie vallas on suurem jagu või Eestis on suurem jagu inimesi tuuleparkide vastu ja nad on putinistid, aga mida te teete siis? Panete meid koonduslaagrisse või mida te teete inimestega, kes teie arvates on putinistid? Lööte maha või? No päris jälgiks on propagandamasin läinud, kuigi ta oli enne ka jälk, et me oleme Prigožini skandaale üle elanud ja kõiki asju, kõiki õudusi ja valesid
ja elame ka üldse e-valimist Eestis ja peame ka kuidagi elama. Aga ma tahtsin veel eraldi Evelin meelde tuletada seda, et millest me rääkisime saate alguses, et me läheme järgmisel neljapäeval rääkima Kadrina rahvamajja ja meil on põhjalik uurimustöö tehtud mitmes kandis tuuleparkide osas, aga inimesed ju ei ole sugugi kursis, et Kadrina valda ju on plaanitud 3 tuuleparki, tuugenitööstust, nagu me seda nimetame, et üks väga suur ala on ju kohe 5 kilomeetri kaugusel Kadrina keskusest, et kogu see visuaalne reostus on ju 5 kilomeetri kauguselt nagu peo peal, eks? Jah, et Kadrina valda on tõesti paigutatud üks suurem tuulepark, mis jääb Kadrina keskusest 5 kilomeetri kaugusele ja ülejäänud jääb sinna Haljala piiri vastu. Viitna kanti ja kusjuures see põhimassiiv tuulikutest on Haljala valla territooriumil ja natukene tuleb siis Kadrina pinnale, aga see ju mõjutab kõike see, mis toimub Haljalas. Kadrina inimesed küll kaasa väga rääkida ei saa, aga need väiksed osad, no jälle ilus vald, rahulik vald ja vähe sellest, ega siis me ju oleme rääkinud, et ega siis tuulikupargid ei piirdu ju ainult tuulikutega, et sinna tulevad ju juurde igasugused juurdepääsuteed, alajaamad, kõrgepingeliinid, mis kõik vajavad ju ka maavarasid, mis vajavad kruusa, liiva, betooni ja selleks ma räägin, ongi probleem. Ja palun ka sellest kaevandusest paar sõna, nimelt Kadrina valdale tuleb on plaanis üks väga suur liivakaevandus, liivakarjäär, ja see on tõesti tohutu intensiivne koormus, mis jälle Läsna ja sellele kandile langeb. Ja neil on niigi polügoon seal kõrval, et kogu aeg on teede sulgemised, kogu aeg on polügooni piirangud. Jah, et tõesti jääb see Kadrina Taagepere osa väga kehva olukorda, kus ühelt poolt on Tapa poolt on siis polügoon ja teiselt poolt siis tuleb see liivamaardla, mille Merko, mis ta nüüd täpselt oli? Merko kaevandused, et sooviga sealt hakata kaevandama ja need kogused on jälle massiivsed. See tähendaks igal tööpäeval tunnis 3-4 autot ja nii 15 aastat järjest, ehk siis inimesed pannakse jälle sellisesse olukorda, kus justkui ei saagi kaasa rääkida ja seda enam ma küsin, mis kasu on sellest pallal? Kaevandamine ei anna olulist kasu, need ressursitasud on täiesti marginaalsed, aga samas see koormus teedele, koormus liiklusele, inimeste mürahäiring, tolm, mürahäiring, et sellega peab siis kohalik inimene leppima ja vastu saab siis natukene võib-olla seda maamaksu, mis pole ka eriti suur ja siis 10 000 heal juhul ressursitasu, et tead, tõesti tekib selline pärismaalase tunne, et klaashelmeste eest ostetakse ära su rahu, su vaikus, su puhas ja puutumatu loodus. Minu meelest peaks selle mõtlemisviisi teistpidi pöörama, et kui tulevad kaevandajad ja muud ja rikuvad loodust, imekaunist puutumatu loodust, millega inimesed on harjunud, mõnel puhul on see paratamatu, sest teede ehituseks tuleb kruusa hankida, aga mida nad tagasi annavad? Kas nad aitavad rahvamaja remontida või lausa spordihalli püstitada? Nad teenivad ju üüratuid kasumid, kaevanduse ärid tohutult kasulikud, eks ole, et see kogukond kuidagigi midagi tagasi saaks, et see on kuidagi nii ülbe ülesõitmine, et teie elukeskkond lõhutakse ära, kinnisvara hinnad langevad, kõik langeb ja leppige jälle Isamaa hüvanguks, eks ole, aga midagi teie ei saa, lihtsalt naeruväärne ja muide, sama olukord oli Vinni vallas turbakaevandamisega, et mida nad vastu annavad? No 3-4 töökohta, siis sa ka veel täpselt ei tea, kas need on su vallainimesed või toovad nad sealt kuskil renditööjõudu või nad elavad kuskil teises vallas, aga tõesti, vallas on täpselt samasugune probleem, et on meil see turba nii-öelda kaevandamine,
või kogumine ja mitte midagi ei saa vastu. Et jälle häiring, et sul on liiklustihedus, sul on tolm, vesi kaob kaevudest ära ja siis mõni tark pea veel ütleb, et oi, aga eksport kasvab. Jah, hollandlased saavad turvast, aga meie loeme sente, et lastele saaks huviharidust pakkuda. Meie loeme sente, et saaks kultuurimaja remontida, et saaks raamatukogu remontida. Et mina nagu aru ei saa, kas see on nagu mingi sotsialismi pärand, et mingid inimesed peavad tasuta saama, teised peavad kõik kinni maksma. On Eestis paraku semukapitalism, mille Reformierakond ongi toonud, et mõned siiamaani usuvad, et tegu on ettevõtjate parteiga. Tegu on lihtsalt semukapitalistidega. Sai saia vastu, teie hoiate meil võimul, meie avame väravad võõrtööjõudu, odavtööjõu jaoks. Mis siis, et eestlusele on see kõige kahjulikum. Ja selline ämmakapi värk, eks ole, et ettevõtja viib musta kilekoti deklareerimata rahaga sinna. See on käinud kogu aeg, see on sama süsteem. R-hooldus, kus, kes mäletab, eks ole, 90. lõpul tehti arveid näiteks 50 000 seminari korraldamise eest. Keegi tassis musta raha koti, siis kirjutati arve, et 50 000 maksab seminar. See oli lihtsalt raha kantimine, et võimule tulla. See semukapitalism, Boltid, Woltid, need, kes on massiimmigratsiooni peamised mahitajad, need hoiavad reformi võimul kõikide alatuste toimepanemiseks. Ühesõnaga, see raha, mida ettevõtja teenib meie laste, meie kogukonna arvelt, viiakse nähtavasti kilekotiga Reformierakonnale. Vähemalt vanasti see nii oli ja minul ei ole usku, et see oleks lõppenud. Kui vanasti tassiti kilekotte, siis nüüd liigutatakse miljardeid semukapitalistide taskusse ja selle tõendiks on kogu see meeletu tuulepargi subsiidiumi äri. Aga aitäh, Evelin, me jätkame järgmisel nädalal juba kell 12 igal laupäeval Viru Tre raadios. Aitäh kõigile ja kuulake meid jälle. Uutest uudistest samamoodi järelkuulamisega. Kohtumiseni. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.